Kogu mõte on selles, mu sõbrad, kelle kätes need teadmised on. Teadmised on ühed ja samad ja kosmoses olevad instrumendid on samuti ühed ja samad, kuid kes neid instrumente kasutab ja millistele elueesmärkidele on need instrumendid suunatud, on hoopis iseasi. Sama instrumendiga on võimalik tappa kui ka elustada. Vana-Egiptuses, kui neid instrumenti kasutati ja eluvõtmega ehk hankiga oli võimalik teha absoluutselt kõike. Sellesse oli kogunenud see energia, kelle kätes see instrument oli. Järelikult inimene ise määrab instrumendi jõu välja. Ja, mu sõbrad, just nii see ongi. Seega kosmos ja planeet, maa ning kõik, mida me enda ümber näeme, on loodud kõigi inimeste sisemise seisundiga. Ja mida rohkem on häid, lahkeid inimesi, seda õnnelikumad me oleme ja seda kiiremini loome uue imelise maailma ja uue hea elu, millest kõik unistavad. Kui inimesed jätkavad edasi vihastamist, kui nad jätkavad üksteise kadestamist, vihkamist ja hooletuse jätmist, siis mu sõbrad, probleemid ja raskused jätkuvad edasi. Mõtleks nii, et need on vahendid, mis inimkonda hävitavad. Maailm on alati olnud mitte ainult kõrgemate vaimsete jõudude kätes, vaid ka inimeste kätes. Kuid mida me praegu näeme, toimub sõda peentasandil kurjuse ja headuse jõudude vahel. Te küsite, kes võidab? Muidugi headuse jõud, mu sõbrad, muidugi. Te ütlete, et siis hävib ju palju inimesi ja nii võib toimuda. Kurjus võtab oma pimeduse jüngrid kaasa ja nad lahkuvad sellelt planeedilt. Nüüd on teadmiste omandamisel väga oluline mõista, et on vaja suunata need teadmised enda maailma arenguks. Ja on vaja elada ka sellist elu, kus me hoolitseme igaühe eest, armastades kõiki, nähes igas inimeses seda puhast jumalikkust, seda jumalikku sädet, mille looja igas inimeses süütas. Ja kui me teiega sellest filosoofiast kinni peame, siis need instrumendid, mida te õpite tundma, mis on ka meie keskuses, on alati teie ja inimkonna hüvanguks. Ja me saame teiega väga kiiresti õnnelikuks. Üksteise eest hoolitsedes hoolitseme ka iseenda eest. Sest kõik, mida me teise heaks teeme, tuleb tegelikult meile endile tagasi. Ja seega kasutame instrumente hea ja ilusa elu nimel. Inimesel on vaja aru saada, et me oleme üks tervik ja see planeet on kosmilise perekonna, kogu kosmilise ruumi rakuke. Kosmoses on reeglid ja seadused, mille järgi kõik areneb. Seadused on kõige jaoks ühed, mille järgi kõik areneb. Jah, on olemas instrumendid, mis võimaldavad luua ja kõik sõltub sellest, kelle kätes need on. Me oleme sellest teiega juba selle programmi raames rääkinud. Ja tõesti soovin, et igaüks pärast seda programmi leiaks endas jõudu sukelduda iseendasse ja näha seda jumalikkust, puhtust, suursugusust, täiuslikkust, mis ootab oma aega, ootab avanemist, ootab arengut, et igaüks asuks sellele teele, arenades seda jumalikku sädet, mis on olemas hinge omavates inimestes. Kellel pole hinge, selle pole ka sädet. Paljudel tekib selline küsimus ja paljud isegi kardavad vahel ning arvavad, et kui nad meie arendamise keskusesse tulevad, siis nad esitavad selliseid küsimusi. Kas teie teadmised ei tee meile kahju? Kas teie teadmised on meile kasulikud? Teadmised on kasulikud neile, kes soovivad neid kasutada inimeste hüvanguks ja teadmised on hävitavad nende jaoks, kes toovad inimestele hävingut. Selle näiteks võib tuua näiteks Hitleri, keda kõik teavad. Tal olid samuti teadmised, tal olid ka instrumendid, aga kõik teavad, mida ta planeedil korda saatis. Mu sõbrad, ma tõesti tahaks, et te oma õppimise ja arenguprotsessis ja nüüd, kus paljude inimeste hinged on hakanud ärkama, et te mõtleksite sellele, milline te olete seestpoolt. Kuidas te olete valmis neid suuri teadmisi kasutama, kas headuseks või kurjuseks?
kuid on olemas seadused, nagu me täna rääkisime, et kurjus hävitab iseennast. See, kes teistele kurja teeb, see hävitab iseenda. Seda peavad mõistma kõik inimesed maa peal ja pole oluline, milline rahvus tal on või mis riigis ta elab. Inimene peab mõistma, et ta on üks loodusega, ta on üks inimkonnaga, ta on üks maailmaga ja ta on üks kogu kosmosega.